Inimesel pidi olema kõige enam vaadata 3 asja. Voolavat vett, töötavat inimest ja elavat tuld. Et töötavast inimesest ja voolavast veest me täna ei räägi. Täna proovime juttu teha elavast tulest ja kuidas sellega ohutult ümber käia. Sellised oleks minu esmased soovitused teile tule tegemisel. Koht, kus kohas tuld teha, et oleks ohutus kauguses. Tulease peaks olema piiritletud. Ilm peaks selleks olema sobiv, ei tohi olla suurt tuult. Ja peaksid olema käepärast esmased tulekustutuse vahendid. Kui tuld teha, siis tule tegemiseks on vaja materjali. Alati peab mõistusega võtma, kui palju ma seda materjali sinna tulle panen. Pead mõtlema, mille jaoks ma selle tule teen. Kas ma tehan seal liha soojaks teha, siis läheb mul natukene väiksem kogus tuld vaja. Kui ma teen jaanituld, siis ma pean täpselt samamoodi mõtlema. Ma ei saa teha sinna sellised suured ilmatume tulekuhja, mis ma terve aasta olen niimoodi metsa alt ja oma sealt hoovist mittetarvilist puumaterjali kokku vedanud. Pead ikka niimoodi osadeks jagama ja mõtlema, et kui see põlema läheb, et ma suudan seda tuld kontrollida. Kui meil on juba lõkkekoht olemas, on olemas materjal, on olemas hää ilm, siis oleks meil vaja lõkke süütamise materjali. Selleks sobiks selline kergesti süttivam, kas puuliistud, laastud või vana paberi nutsakuid sinna panna. Hea oleks, kui need pandaks mitte päris lõkke alla otsa, vaid läheksid need asjad lõkke keskossa või natukene ülespoole. Siis on tulel mõnusam põleda, alt saab rohkem õhku, tuli süttib kergemini ja meil endal ka ilusam vaadata. Mitte mingil juhul ei tohi süütamiseks kasutada kergesti süttivaid kemikaale. Värvilahustid, atsetoonid, bensiin, muu kergesti süttiva asi, sest see võib plahvatada. Ja siis saate ise kannatada, põletada ja võivad ka teie lähiümbruses olevad inimesed kannatada saada. Kui meil on süütematerjalid ilusasti lõkkesse pandud, siis oleks hea, kui me süütamiseks ei paneks tikuga kätt otse sinna süütematerjali juurde. Hää oleks, kui teete kas paberist või millest sellisest materjalist, sellise nutsaku, väikese tõrviku, panete tikuga põlema selle ja natukene kaugemalt süütate selle lõkke. See on jälle ohutus teie enda pärast. Sest kui see leek äkki seal lahvatab ja tikuga käsi seal ligi on, siis võib jälle käsi kõrvetada saada. Kui nüüd lõke kenasti põleb, siis ärge hakake ilma aegu seda torkima. Laske sellel tulel ja lõkkel ilusasti põleda. Las tema olla rahus, las tema põleb oma loomu ja nautige seda, kuidas tema ilusasti põleb. Üks asi, nii kui te olete lõkke süütanud, lõket ei tohi mitte kordagi jätta ilma järelevalveta. Alati peab olema keegi täiskasvanud inimene, kes on lõkke juures ja valvab, et see punane kukk oleks kenasti oma ette antud kohas.